Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki. 3. advent koputab uksele ja siis on kohe jõulud. Mõni päev veel tööl käia ja siis tulevad oigu pikad pühad. Ja need pikad pühad on kindlasti üks suur õgimise orgia. Kõike head ja paremat, mida inimesed on varunud. Lihunikulett on tühjaks ostetud ja pidu võib alata. Mina mõtlen seda, et tervist ja hoida ja oma magu ja seedimist mitte väga koormata, siis tuleb enne seda suurt õgimise orgiat tuleb süüa midagi hästi kerget, aga samas toitvat. Ja arvasin, et võiks teha täidetud pannkooki. Mul on siin sellised õhukesed koogid, ülepannikoogid, aga need on siis mõttekas täita. Ja arvasin, et millega täita, et kuna Oskari söömine on kindlasti jõulude ajal üks põhitegevus, ükskõik missugusel moel siis, kas vorstina või ahjupraena või singina, et midagi kergemat ja kergemat ma midagi ei suutnud välja mõelda kui kana. Ja millest kana koosneb? Kana koosneb tavaliselt lihast, sulgedest ja munast. Ja siin on mul siis nüüd veel üks asi. Kana koosneb ka veel kokutamisest. Ja et ma segan siia siis ühe täidise ja see täidis peaks olemagi selline kerge, mitte raskesti seeditav. Et siin on mul siis 2 keedetud muna ära hagitud. Siin on mul kanaliha hagitud samamoodi. Siin on mul till ja siin on mul veel tilk enda tehtud majoneesi ja pisar hapukoort. Ja nüüd ma segan selle siia, mul sool pandud. Kana oli niigi soolane, et nüüd ma segan siia siis kokku selle nõndanimetatud täidise. Siia läheb siis till. All right. Ja ühesõnaga maitsestada seda täidist, kui sa otsustasid seda teha, et seda täidist maitsestada võid sa absoluutselt sellega, millega sa heaks arvad. Ükskõik mida. Mina näiteks selle segu, nõndanimetatud segu, ma panen selle kukke viimasena. Siia ma panen kõigepealt hapukoore. Mul on siin hapukoort. Ta ei tohi olla nii vedel, et ta sul voolama hakkab. Ta peab olema siuke päris paks. Nii, okei. Hapukoorega on asi jutis. Siis läheb siia, mul on selline majonees, mis on tehtud, ise selle blenderiga ja see on nagu või selline paks, ta ei taha isegi lusika küljest lahti tulla. Seda panen ka siis siia natukene segu, enne kui ma selle kukke siia sisse virutan. Enne ma segan selle asja siin segamini. Nii, seda kahvlit mul ei ole, munapressimise kahvlit ei ole mul enam vaja muidugi. Selle asja ma segan siin segamini. Ja kuna pipart on küll kanalihale sellist natukene vürtsistust on antud, siis siia ma panen tilga vedelat tšillit, et seda võimendada, seda vürtsivärki, mitte väga palju, nii et ta vedelaks ei lähe. All right. Selle segan ka siia sisse. Nii. Ja siis panen siia lõpuks selle kana ja segan selle kanaga, selle munaga, selle tšilli ja majoneesi ja hapukoore ja tilliga. Segan selle värgi läbi. Parem on, kui sa natukene lased sellel värgil tõmmelda. Et need maitsed siin kõik ühilduksid ja natukene imbuksid ka sinna liha sisse. Isegi kui ei imbu,
ei ole ka mitte midagi katki. Vaata, nüüd ma räägin sulle sellise asja. Need koogid on mul eeli tehtud ja pooled on ära söödud. Lihtsalt niisama, aga need on soolased pannkoogid. Ja selle nüüd, et seda kooki uuesti pehmeks saada, et ta mul murduma ei hakka, kui ma teda kokku väänan. Siis ma panen ta mõnekümneks sekundiks mikrolaine ahju. Ja seal tõmbab selle koogi ilusti pehmeks, et ma saan teda niimoodi mähkida. Pärast, kui sul see kook on ära mähitud, siis oleneb, kui palju sa teed. Sa võid siis panna selle lahtise ääre nagu allapoole panni peale ja kaane all pealt määrid kokku selle maitsevõiga, mis ma siin paar nädalat tagasi tegin, ma ei mäletagi, või eelmine nädal. Vaata, pää ei pea kinni. Ja siis kas teed panni peal või teed sa ahjus? Üks kahest. Nii. Kook peaks olema nüüd okei. Nii, nüüd võtame selle plörtsuni. Paneme siia keskele. Vaata, kui sa lihapirukat teed, sa oled teinud küll lihapirukat kindlasti, siis täpselt samamoodi, ainult et see ei ole nagu see toorest aimas. See on selline nagu pool. Ja kook on pehme. Selle saab nüüd ilusti näed niimoodi kokku keerata. Need ääred. Ops, ja siis keerata niimoodi, et see lahtine pool jääb sul siis alla. Ja sellega kas paned ahju või paned panni peale. See on täielikult sinu enda vaba valik, kuidas sulle meeldib. Mul on ainult 3 kooki järgi. Ma olen selline kõva koogisööja ka, olgu ta soolane või magus. Ja nii, et mul ei tule neid rohkem kui 3. Aga ma arvan, et kui ma 3 tükki ära söön, siis on mul isu täis ka. Nii, need ääred üles. Ja keerame uuesti naks. Näed, niimoodi käib. Ja selle pealt määrid siis kokku selle samusega, maitsevõiga. Ta isegi, kui sa panni peal teed ja kaan on peal, siis see või imbub ilusti siia koogi sisse ja parandab kohe tunduvalt, ma usun, seda maitset. Nii et ei peagi päris praahju panema, sa võid ka panni peal teha. Kook on ju eelnevalt küpsetatud ja siin ei ole midagi sellist toorest, mis toores oleks. Nii, need on nüüd sellised täidetud pannkoogid. Tahan rääkida ühte, ta ei ole küll jõuluteemaline, kuigi ta on jõuluteemaline. 2 sõpra lähevad tänavat mööda ja nagu nende suurte majade trepikudade ees on sellised pingid. Näevad, et nende töökaaslane istub seal pingi peal ja närviliselt kimub seal suitsu. Astud siis ligi ja küsisid, et sa oled näost nii ära, et mis viga on? Juhtus midagi või? Ta ütles, et juhtus. Jah, juhtus. Käisin turu peal ja tõin jõulukuuse. Ja naine on mul niigi näägutaja. Iga asja peale njau, kogu aeg miski talle ei sobi, miski talle ei kõlba. Ja nüüd siis ütleb mulle, et mina olevat turu pealt valinud kõige niruma kuuse. Et ju ma tahtsin raha kokku hoida, et ma tõin kõige niruma kuuse. Tegelikult ma tõin väga ilusa kuuse. Ja sõbrad ütlesid, et kas sa siis mees ei ole või? Et pane ta paika, et kui ta kogu aeg nurib ja närib su kallal, et saada ta siis sinna kuradile. Mees kustutas suitsukoni ära ja läks trepist üles. Sõbrad muidugi jalutasid edasi. Järgmine päev tulevad sõbrad jälle sama teed mööda ja näevad, see mees istus väljas, silmad sinised ja käsi kipsis kaelas. Küsisid, mis nüüd on lahti?
no mis te mulle soovitasite? Mida me soovitasime? No, et ma saadaks oma naise sinna, ühesõnaga sinna. Kuule, kas sa ütlesid talle seda kõva häälega või? Koduvägivald on igatepidi out. See ei kõlba mitte mingil moel ja loodan, et teie jõulud mööduvad ilma vägivallata. Ja vägivald on isegi see, kui sõnadega oma armsale inimesele haiget teed. Kõige paremat teile, hääd 3. adventi ja kui Jumal annab, kohtume uuel aastal. Kõige paremat teile, häid jõule!